Tomingad, kuidas teie pere FC Levadiasse jõudis? No, meil oli see jõudmine võrdlemise lihtne, et me elame suhteliselt lähedal sellele staadionile ja meil käis see kuidagi väga loomulikult, et alguses sai vanema poisiga kõigepealt käidud üldse väljaku hooldustraktorit siin jälgimas, et kuidas see lund lükkas ja Valvuri onu kinkis talle väikese jalgpalli, aga siis kui ta 5 oli, et siis sai juba treeningutega liitutud ja siis et vanema poisiga sai liitutud siis, kui tema oli 5 ja Gert siis hakkas 4 käima ja niimoodi see meie nii-öelda jalgpallitee siin Levadias sai alguse. Triin, kas kõik teie pere 3 last mängivad Levadia jalgpallikoolis? Täpselt nii, et nii nagu Rasmus ütles, siis poisid tegid tee lahti ja Kertu nende järel siis sujuvalt liitus ka paar aastat tagasi Levadia jalgpallikooliga, nii et kõik on aktiivsed treenijad siin klubis ja on väga rahul klubi valikuga. Mis võiksid olla meie tugevused? Ma tooksin välja kindlasti kogenud ja motiveerivad treenerid, kes on hea ettevalmistusega ja kes on lastele tõeliseks eeskujuks. Et see treeneri roll noore sportlase arengus on kindlasti märkimisväärne ja seda ei tohi alahinnata, mistõttu ma pean kindlasti Levadia klubi tugevuseks just treenerite ringi. Ja, et siin olevad trennikaaslased kõik tahavad väga jalgpalli mängida ja pingutavad selle jaoks, et jalgpallis head olla ja siinsed treenerid on ka väga toetavad ja aitavad sellel väga kaasa. Me oleme siin aastaid korraldanud ka erinevaid laagreid, 2 korda oli Juventus, 1 kord Valencia. Kui palju sellised suvelaagrid, kus nädal aega ollakse natukene teises kontekstis, kantakse teisi värve ja räägitakse teises keeles, et kui palju need aitavad jalgpalli teil edasi minna? See väga meeldib, et saab kohtuda välismaa treeneritega, teiste klubide kohta natukene ka juurde õppida ja uut keelt annab see ka natukene juurde ja see on väga tore. Ja kindlasti sellised asjad on positiivsed ja annavad noortele sellist natuke laiemalt aru saama jalgpallist ja sellist natukene nagu perspektiivitunnetus ka, et kuidas mujal need asjad käivad ja mis on olulised. Praata on talvised treeningtingimused, et ootame pikisilmi selle jalgpallihalli ehitust, et loodame väga, et see läheb käiku ja lõpuks saab ka talvel normaalsetes tingimustes jalgpalli harjutada ja kindlasti, mis tasub alati tegeleda ja mõelda ka oma nii-öelda, et noorte treenereid hoida, motiveerida neid ja igatpidi toetada. Triin, kuidas paistab FC Levadia Pirita kandi kogukonnaklubina? No Levadia siin asukohas on juba aastaid toimetanud ja ütleks, et selle aja jooksul on silmnähtavalt siis kanda kinnitanud kogukonna klubina ja selliste ja ka nii-öelda kogunemispaigana siis, et siin väljaku ääres saavad kokku nii jalgpallurite vanemad mängudele kaasa elamas kui ka naabruskonna inimesed, kes mõnel laupäeval või pühapäeval siit mööda jalutades kuulevad kaasakiskuvat kaasaelamist ja hõikeid ja tulevad ka siia, nii et selles mõttes Levadia kindlasti on üks osa siin Pirita ja Maarjamäe elust ja mida rohkem klubi tuntus siin kasvab, mida rohkem siia tuleb noori pallureid, et siis kindlasti ka see kogukond aasta-aastalt suureneb, et teada on, et jalgpall alana on väga populaarne, harrastajate numbrid kasvavad, nii et selles mõttes kindlasti ka Levadia klubi Pirital on järjest nähtavam ja kuuldavam. See küsimus on nüüd kõigile, kes tahab võib esimesena vastata, kui sageli käite meie esindusmeeskonna mängudel? Ma olen käinud siis hästi palju näiteks pallipoisiks, et
igal vanusegrupil on siis kohustus käia vahetevahel pallipoisiks esindusmeeskonna mängudel. Ma olen seda, eks ju, mitu korda teinud ja ma olen ka paljud korrad käinud sõpradega neid mänge vaatamas. Ajalist faktorit silmas pidades esindusmeeskonna mängule jõudmine vahest kas raskendatud või lausa võimatu, aga me kindlasti sooviksime sinna sagedamini jõuda ja teeme siis endast parima, et see nii ka oleks, et lastel on huvi käia ka ikkagi suuri eeskujusid jälgimas ja neile kaasa elamas, nii et üritame seda oma pere nagu traditsioonidesse ja ajakavadesse paremini ära paigutada. Kes on teie lemmikmängijad? Mõeldud on siis nii Levadiat kui ka maailma jalgpalli. Meeldib Levadiast kõige rohkem Kando ja maailmast meeldib mulle kõige rohkem Mbappé. Mulle meeldib Levadiast kõige rohkem Jürgenson ja maailmast meeldib kõige rohkem Messi. Mulle meeldib Levadiast kõige rohkem Karl Rudolf Õigus ja maailma peale meeldib mulle kõige rohkem Van Dijk. Ja minu lemmikmängijad on Kertu, Kert ja Kaspar. Kertu, Kert ja Kaspar, et kas te tahate ise ka saada kunagi päris profijalgpalluriteks ja jõuda Levadiasse, Eesti koondisesse, miks mitte ka välismaale kuhugi, või te võtate seda jalgpalli ikkagi praegu sellise vaba aja tegevuse ja hobina? Mina tahaksin väga jõuda kõrgliigadesse, kindlasti jõuda näiteks Levadia esindusmeeskonda ja Eesti koondisesse ja kui õnne on, siis ka kaugemale. Ma tahaks ka saada välismaale, eriti Inglismaa liigasse. Ma tahaks ka kuhugi välismaale minna ka kuhugi tiimi mängima. Kertu, Kert ja Kaspar, kas teil on tekkinud Levadias oma võistkondades ka palju uusi sõpru? Ja siinsed mängijad, kõik on väga toredad ja ka lasteaiast saadik on olnud mul sõpru, kellega ma olen ka koos siin Levadias mänginud ja kõik siinsed mängijad on väga toredad ja nende kõigiga saab väga lihtsalt sõbraks. Mul on ka siin palju sõpru, et kõik on toredad ja jah. Üldine läbisaamine on ka väga hea, et kõik austavad üksteist ja siin on väga tore trenni teha. Lõpetuseks küsin, et kas te soovitaksite Levadia jalgpallikooli ja klubi ka teistele oma sõpradele, tuttavatele, noormängijatele ja missugune on teie soov või selline väike üleskutse kõikidele vaatajatele? Levadias mängimist ma soovitaks jah kõigile jalgpallihuvilistele, et see on väga hea koht ja kõrgtasemega koht siis, kus jalgpalli harjutada. Siinsed treenerid on väga sõbralikud ja head Ja, et mina julgustaksin ka kõiki suuri ja väikesi Levadia klubiga liituma. Siin on tõeliselt tore ja ühtne kogukond, väga motiveeritud treenerid ja särasilmsed lapsed, kes naudivad spordi tegemist ja kellele siis vanemad käivad tublisti kaasa elamas, saades siin staadioni ääres kokku, rõõmustades jällenägemise üle ja rõõmustades selle üle, et lapsed on aktiivsed, rõõmsameelsed ja naudivad oma sportlikku tegevust. Ja lisaks, et piirkonna lastel ka, et kes otsivad endale väljundit, et siis tegelikult lisaks trennisisestele sõpradele, siis on lastel tegelikult väga palju tekkinud sõpru ka laiemas Maarjamäe, Pirita piirkonnas, et see loob selliseid sidemeid muidu, mis võib-olla muidu neid üles ei leiaks, et selles mõttes on see kohalikule piirkonnale lastele nagu sõprade leidmiseks väga tore koht. Suurepärane, aitäh!